Tere tulemast vaatama videodesarja Lihvimise profid. Minu nimi on Pavel ja selles videos ma soovin teile tutvustada ühte Mirka uudistoodet Lihvimisketast. Ja mul on külas Mirka esindaja Kalmer. Tervist, Kalmer. Tervist. Sa oled täna siin Saaremaal oma asju ajamas ja me kasutame juhust ja palume sul seda isiklikult tutvustada. Et mitu kuud tagasi sa saatsid mulle prooviks uut Mirka lihvimisketast, mis on siuke hästi omapärane. Ma kasutasin seda, mul on oma kogemus ka teile siin rääkida. Mis endast kujutab? Mis on siis selles siukest uut teistsugust? Et me praegu räägimegi mitte enam lihvimispaberist või lihvimisketast, jah? Et ta ei olegi enam paberiga üldse seotud kuidagi. No täpselt nii, et veebruaris siis tuli meil välja uus lihvimismaterjal, kilepõhjaline Mirka Galaxy, mille karedused algavad siis 40 kuni 2000-ni. Ehk siis sa saad ühe seeriaga teha algusest lõpuni kogu tootmistsükli või kes tahab jämedamat lihvimist, see saab jämedamate paberitega, kellel on kuni poleerimise alla vaja lihvida, siis saab täpselt sama seeriaga minna algusest lõpuni. Mis kategooria toode see on? On see universaalne? On see kitsama mingisuguse kasutusalaga? Me pigem üritame teda kvalifitseerida ikkagi niimoodi, et on universaalne niisugune keskmise hinnaklassi toode, mis peaks sobima siis nii puidutööstusesse, autotööstusesse, kereremonti, igasuguste komposiitide, paatide, kunstkivi lihvimiseks. Põhimõtteliselt nii palju, kui on erinevaid materjali, peaks see ketas või see abrasiiv ka sobima. Aga räägi natuke asjast endast, et minu arust ta on ikka väga teistsugune ja väga kõrgtehnoloogiline ja minu jaoks on juba ammu see, et need vanad lihvimiskettad, mis olid paberil, need on juba kuidagi nii eilne päev, eriti kui süveneda üksik asjadesse. See on kombineeritud kivi siin peal näiteks. Täpselt, et siin on nüüd alumiiniumoksiid ja keraamiline abrasiiv korraga peale pantud, mis tähendab siis seda, et need kaks abrasiivi toetavad üksteist lihvimisel. Kuidas? Et alumiiniumoksiidi, nagu sa tead, siis lihvidest ta läheb lihtsalt nüriks ja hakkab lõpus poleerima, aga keraamilise abrasiivi ehk selle keraamilise abrasiivi osake on niimoodi, et tema ainult murdub, et tema ei lähe nüriks, vaid ta murdub ja jääb kogu aeg teravaks. Et tema töötab algusest lõpuni, töötab kogu aeg keraamiline abrasiiv. Aga kuidas see nüüd koos toimib, et kui ta, näiteks Mirkal oli siin see kuusilver, eks? See on nüüd see, jah? Lihtsalt keraamiline paberi peal. Kuusilver on tavaline alumiinium. Ja, see on tavaline alumiinium. See oli CC, just, ma tegelikult pidasingi seda silmas, et see oli lihtsalt keraamiline. See oli puhas keraamika. Ja see on nüüd sordimendist väljas? Ta on nüüd väljas, jah, ta elas oma aja ära ikkagi, ta oli paberi põhjal ja seal oli ehk siis selle toote elutsükkel sai otsa, et meil on nii palju analoogseid teisi keraamilisi tooteid, et on Abranet Ace, on ju võrk, puhas keraamika, on Novastar on alumiiniumkeraamika, nüüd on Galaxy alumiiniumkeraamika, et ühte analoogset toodet mitut erinevat omada ei ole enam mõtet. Aga kile peal ei otsustatud teha puhtalt keraamikat, jah? Nii ja naa, et eks kui sa ainult keraamilist abrasiivi kasutad, siis toote hind loomulikult on ka teine. Aga see mõte ongi siis, et omadus lihvimise seisukohalt oleks hea ja hind oleks tasku kohane. Täpselt nii. Et see lahendus ongi siis sellest tingitud, eks ole. Yeah. Aga räägi palun seda, et mis tal veel on. Seal oli mingisugune siuke kate, mis soodustas siukest tolmueraldust. Ja esiteks on niimoodi, et selle Galaxyl on nüüd uus aukude konfiguratsioon, mida me kutsume multifit, ehk ta sobib kõikidele lihvimistaldadele. Et see
et kui sa võtad ühe mingisuguse lihvimismasina talla ja paned selle ketta siia alla ja siis vaatad, et sul tegelikult võib-olla 10 auku või 5 auku või 6 auku, mis sul läbi selle ketta multifiti aukude paistavad, et see ei tähenda seda, et seda tolmu imemist siin ei toimu. Et see tolm liigub siin aukude vahelt ja leiab tallas väljatõmbeavad ja liigub ikkagi ära. Et seda sellepärast ei pea muretsema, et nüüd augud ei lähe paika. Sellepärast ta ongi multifit, et ta sobib kõikidele. Seda sättimise muret kohakuti aukudega, seda enam pole. Ei pea muretsema. Aga sellega seoses sul on siin üks vahetalt ka näidata, eks ole? Jah. Näita seda, seal on mingi kile ka peal või mingi paber. Selle nimi on nüüd net interface inglise keeles ehk siis võrk, mingisugune vahetalt, võrk vahetalt. Jah, see kaitsepaber tuleb pealt ära võtta, siinpool on siis velcro. Sa võid selle masina külge ka panna. Sest varem olid sellised ja praegu need on ka. Ja need on kõik alles, et need ei ole kuskile kadunud. Aga selle net interface'i idee on see, et on nagu võrk ise. Et siin ei ole vaja aukusid tolmu emaldamiseks, vaid terve see vahetald ongi üks suur tolmu eraldamise vahetald. Aga see vahetald sobib siis sellele Galaxyle, Novastarile ja Abranetile näiteks. No võrkudele seda võib kasutada ka tavaliste aukudega ketastele, et selles suhtes see kas see vaat, et tolm ikkagi eraldub. Aga kui on sellised augud näiteks lihvimispaberil, kas te ei pea kohakutiga olema, et kas ei ole mõistlik siis sellist vahetalda kasutada? Loomulikult on mõistlik seda kasutada. Et siis ikkagi väike erinevus on, on ju? Nii, et selle siis nimi oli siis net interface, jah? Ta on nagu võrgu vahetald siis eesti keeles. Et aga mis selle tolmu eraldusega seoses, siin oli mingi kate, vaata, seal oli oma nimi ka. Siin on, Galaxyl on selle, et tolm läheks ketta pealt võimalikult hästi ära, siis tavaliselt enamus tootjad kasutavad sellist stearaadi kihti, mis siin abrasiivi peale veel kaetakse kõige lõpus. Ja enamus stearaati, mida siiani on kasutatud, ta on nagu niisugune seebivesi, niisugune libe. Näiteks kui sa lihvid Mirka Goldi ketastega, siis see Goldi ketas on alguses kollane, hakkad lihvima, siis ta läheb niisuguselt õrnalt sinakaks. See tähendab seda, et see stearaadi kiht tasapisi tuleb sealt ketta pealt maha ja see stearaat ongi, põhiülesanne ongi, et ketas ei läheks täis või ei läheks umbe, et see stearaat eraldub koos tolmuga. Aga nüüd Mirka Galaxy ketastel on see stearaat on nüüd niisugune uus põlvkond, mis seisab või püsib väga hästi siin ketta peal või selle abrasiivi peal ja ta töötab väga-väga kaua. Ja ta on natukene, kui me üritame mingit võrdlust tuua, siis ta on natukene nagu teflon panni süsteem, et teflon panni peale ei jääks sul toit kinni, nii samamoodi on see uus stearaadi kiht, mis siin peale on pandud, ta on niisugune, mis ei lase seda tolmu siia pealegi tekkida. Et ummistust. Et seoses sellega ma sooviksin kohe siin oma kogemuse vahele siia panna. Mul oli küsimus näiteks selle paberi puhul, kuidas ta toimib EPO vaigu maha lihvimisel. Et me kasutame pragude täitmiseks EPO vaiku ja sinna jäävad sellised kohad, mis on 0,5 millimeetrit pinnast kõrgemal. Ja siis ma pean ütlema seda, mind üllatas, et see paber väga kiiresti lihvis selle ära ja mitte mingisugust ummistust ei olnud. Et ilmselt see on selle kihiga seotud. Kihiga ja abrasiiv samamoodi, et see alumiinium ja keraamiline abrasiiv, mis seal korraga peal on, et üks on alguses agressiivne ja teine on algusest lõpuni agressiivne, et see eriti just jämedatel karedustel ta annabki selle efekti, et sa saad väga, nagu sa ütled, et pea 0,5 millimeetrit või EPO siukene kiht on sul, mis on vaja maa lihvida, siis ta töötab väga hästi. Ja ta saab üleks, et see mind üllatas, sest et me oleme siin poissiga arutanud, et tavalised universaalsed paberid, et nad ummistavad sellega ära ja see ei tööta ennast lõpuni välja õigesti, aga selle puhul mul üldse seda ei olnud ja ta töötas väga kiiresti, et sellega võib arvestada. Ja teine asi muidugi on see ka, et kuna ta on kile põhja peal, siis ta on väga tugev, et tal ei ole seda
rebenemine ei teki, nagu tekib näiteks paberketastel. Kui sul on siin ikkagi 17 auku on ju kettal ja sa lihvid mingit väga jämedat kühmu, siis taest tahtmata lõpuks need augukohad hakkavad arunema, nagu sul on siin näiteks selle ääre peal tekkimas. Et ta arutab nagu selle abrasiivi siit ääre pealt maha, aga kileketta peal sellist asja ei teki, sest see äär on nii tugev, et selle kile peal seisab asi paremini. Aga ta on tunduvalt õhem kui paber. See tähendab seda, et sa oled hulka täpsemalt oled sa detaili peal ja hulka parem on sul lihvida seda. Aga siin on see teema, et augud on servast ka kaugemal. Ja, augud on servast. Mis omaduse see annab selle paberile? See annabki selle, et see äär ei hakkaks arunema ja ei hakkaks katki minema. Nagu kui me võtame Novastaril on näiteks multihõul, siin on 121 väikest auku ja Multifit on 50 auku. Et see aukude suurus ja tihedus on, ma arvan, et see mingis umbes aastate testimise tulemusel, et see selline konfiguratsioon nüüd lõpuks välja tuli. Et see on siis siuke edasiarendus, kogemuse põhine siuke edasiarendus. Aga ütle palun, mis kasutusala võiks näiteks soovitada nagu inimesed, kes värvivad värvitud pindade lihvimist, lakitud pindade lihvimist, et kõrgläikega töötamine, et mis sellega seoses see paber ennast näitab? No mida peenemaks sa lähed, seda rohkem on tähtis see, et sa oled selle detaili peal võimalikult ligidal või hästi sile peab olema sul alustald. Et kui sa lähed sinna peenikesid karedusi lihvima seal 800, 1000, 1200, 1500, siis mida jäigem on sul alustald ja mida vähem on sul siin igasugust vahetaldasid, seda ilusam ja siledam pind sul tuleb, mida sa pärast poleerid. Kas Galaxy ajab selle töö ära? Igal juhul. Põhimõtteliselt sellega on arvestatud, et sellist tööd saab teha sellise paberiga, selle kettaga. Täpselt nii. Et kõrgläige ja mis see kõige peenem karedus oli? 2500. 2500. Mis sellega tavaliselt tehakse? No kõrgläikesse aetaksegi, oleneb nüüd poleerijatest ja poleerimismaterjalidest, kes lihvib seal kuni 800 ja alustab näiteks 35 pastaga poleerimist ja kes lõpetab näiteks 2000 või 2500, isegi 3000-ga lõpetatakse. Ja siis hakatakse alles poleerima. Aga kuidas märglihvimisega lood on? Seda võib märjalt ka kasutada. Kannatab vett, midagi lahti ei tule sinna? Ja ainuke asi, et kui sa elektrilise masinaga tahad märjalt lihvida, siis sa pead kindlasti kasutama kas tolmuimeja tagant ära võtma või seda vaakumblokk vahetalda kasutama, mis vett ei lase masinasse. Ei lase masinasse, jah. Selge, mida võib veel täheldada selle uue asja suhtes? Galaxy. Mida me ise oleme hästi palju märkanud, on see, et tungivalt soovitame seda net-interface'i siin ketta all kasutada, siis on see tolmu eraldus parem. Et seoses sellega ma sooviksin kanali tellijatele pakkuda võimalust saada endale komplekti erinevate karedustega ja selle sama võrguga net interface, et ma arvangi 3 inimest võiks seda saada, kellel on huvi seda proovida. Me saadame välja selle teile, kui te kirjutate selle video alla, et soovin saada komplekti katsetamiseks ja ma siis mingi juhusliku meetodiga valin need 3 inimest välja ja võtame ühendust teiega. Ma saadan oma andmed sinna ka video alla, siis te võite pärast sinna kirjutada ja siis saate proovida, et see on siis selline meie poolt teile võimalus. Aga ongi vist kõik selle Galaxy'ga praegu, jah? No ma loodan jah, head kasutamist. Just meie poolt siis proovige, nautige kaasaegseid lahendusi ja järgmistes videodes järgmised teemad. Head aega!